Ja teine asi, kirikutesse. Kujutate nüüd ette, et kirikusse peaks saama valitsuse nõudmisel sisse lasta ainult neid inimesi, kes on lasknud süstida endale neid aineid, mida valitsus nõuab. Mul tuleb sõnadest puudu, ma tunnistan ausalt, et ma ei oska enam öelda, mida sellise asja kohta ütelda. No ütleme, et see on hullumaja. No see on hullum. Jah, ma usun, et meil paljudel tuleb sõnadest puudu ja siit kohast ma jätkangi, kus Varro lõpetas. Sõnadest tuleb puudu. Mul jagub sõnu. Kõik see, mis sünnib, on kirjas aegade raamatus. Igaveses tões. Selle raamatu nimi on Uus Testament. See on osa Piiblist. Ja see on Johannes ilmutuse raamat, kus on selgelt mustvalgelt öeldud. Ja tuleb aeg, kus kohas mitte keegi ei saa osta ega müüa, kui ainuüksi see, kellel on metsalise märk otsa ees või paremal käel. See aeg on kätte jõudnud. Inimesed, see aeg on kätte jõudnud. Aga siit läheb tee edasi. Sa võid ise avada kodus oma piibli või netis, see on piibel net, mis on kättesaadav paari kliki kaugusel, Johannese ilmutuse raamat 13. peatükk. Ja sa loed seda teksti ja sa loed sealt edasi. Jumal ei ole asetanud meid lootusetusse olukorda ja see ei ole veel mitte maailma lõpp, vaid see on üleskutse valmistumaks nendeks päevadeks ja kuudeks, mida tuleb inimkonnal läbida. Ja püsima jäävad need, kes asetavad oma lootuse usu elusse ja elu jätkusuutlikkusse Jumalasse. Jumalale, kõiksuse loojale. Ja see oligi see koht, kus kohas Varro tekst lõppes ja ma võtsin üle ja jätkasin seda. Neid samu tekste on võimalus 23. oktoobril kell 12 Vabaduse väljakul, millest võib saada uuesti võiduväljak, sest seal võib osutuda, et selle karjukese kaudu, kes sinna kohale tulevad, me saavutame murrangu. Ja need sündmused, mis laupäeval seal aset leiavad ja mis vaimumaailmas kajastuvad, võivad saada murdejooneks sellele saatanlikule protsessile, ma rõhutan, täis saatanlikule protsessile ja sealt edasi hakkab tee minema võidu poole. Sõber, kes sa jälgid praegu mu sõnu, sa oled kohal seal. Ka meie siit Hispaaniast hüppaksime esimese lennuki peale ja saabuks Isamaale. Paraku see ei ole võimalik, sest me oleme algusest saadik olnud teadvel, mis on vaktsineerimine ja loomulikult elavate inimestena me ei vaktsineeri ennast seiaga ja selle tulemina loomulikult ei ole meil võimalik ei õhutranspordiga ega autotranspordiga jõuda Isamaale. Nii et saame kaasas olla ainult mentaalselt, moraalselt selle sama suure monitori ees, palvetades ja andes enda hingest kõik kallitele kaasteelistele, kallitele kaasmaalastele Eestis. Olge hoitud, kaitstud ja varustatud kõige vaimu, väega ja usuga nende sündmuste raames ja sealt edasi. Ja ära unusta Johannese ilmutuse raamat 13. peatükk. Kui saad hoo sisse, siis loed terve selle ilmutuse raamatu läbi. Ja sa saad varustatud uue usu, uue visiooni ja uue jõuga.